Tere tulemast, kallid kaljukitsed, siin on teie maikuu ülevaade. Kuna on teistsugune aeg, siis tuleb ka teistsugune ülevaade. Ehk siis vaatame vastuseid 2 kaardipakilt seekord erandina. Ja põhjus selles, et aprilli keskpaigast kuni 10. maini asume me ajas või energias, kuidas keegi soovib nimetada seda, planeetide seisus, kus meil on väga võimalus väga kiiresti ja efektiivselt asju muuta nii-öelda paremuse ja enda heaolu ja nii arengu poole. Ja seetõttu ma otsustasin võtta kaardid lisaks ka sellisest kaardipakist, mis just nagu annab sõnumid, kas siis meie kaitsjatelt, toetajatelt või siis kaitseinglitelt, kuidas keegi neid nimetab. Ja teie sõnum, ehk siis mida te peaksite teadma või tegema praeguses hetkes, et neid asju saaks muuta, on selline, et te olete omale liiga suure koorma võtnud. Sellest peaks nüüd üritama vabaneda, seetõttu olete te ka just nagu umbes või trellide taga või kinni ja seda vabadust, mida te nii väga tahate, selle te olete ise käest ära andnud. Te olete ise just nagu võimaldanud selle koorma tekkimist teie selga. See on vastutus, see on võib-olla teiste eest asjade ära tegemine, see, et ma teen ise, sest keegi teine ei saa hakkama ja nii edasi. Et see on vale, sellega te panete ennast kinni, ennast lukku ja te ei lase enda nii-öelda tõelisel potentsiaalil üldse avalduda, kuna te pidevalt tegelete asjadega, mida te saate delegeerida. Suutke lahti lasta sellest see kuu. Niimoodi te saate välja sellest. Ehk siis usaldage, et keegi teine saab ka sellega hakkama. Ka teie olete olnud olukorrast, kus ei saanud sellega hakkama, võib-olla te ei tunnista seda endale, aga laske igal ühel oma vead ise teha. Vastasel juhul te võtate ära nende võimaluse õppida. Need ei ole teie õppetunnid. Teil ei ole õigust võtta teiste inimeste õppetunde enda kanda, seetõttu teil on raske. Ehk siis laske igal ühel oma vead, oma kukkumised, oma õppetunnid ise saada. Teil on hoopis teised õppetunnid ja te ei peaks üldse siin olema praeguses ajahetkes teiste koormat kandma, vaid mille te olete just nagu enda koormaks võtnud, vaid teie koht oleks praegu midagi enda jaoks luua ja juba edasi liikunud olla siit sellest kohast. Ehk siis laske vabaks, võtke natukene vabamalt ja vigade tegemine ei ole kuritegu. Kõigil juhtub. Ka siis, kui seda ei tunnista endale, on see ikkagi juhtunud. Nüüd oleks äkki see koht, kus peaks hakkama tunnistama endale, et jah, ka mina teen vigu või ma olen teinud vigu ja me kõik jäime ellu. Siit tuli 2 kaarti. Ehk siis see koorem nüüd kajastub siin ka väga tugevalt. Ehk siis teie edasiliikumise võti on selles, et te lõpetate ära selle koorma tassimise teiste eest, vastutuse võtmise teiste eest. See on suur nii-öelda sisemine muutus ja võitlus teie jaoks ilmselgelt, aga see on ka väga suur tarkus ja võit teie jaoks. Ja siit alates tekib teil alles vabadus, kui te suudate selle muutuse läbi ja nii-öelda teha. Alustage juba täna, mitte homme, mitte hiljem, vaid hakake analüüsima, kui palju te tegelikult ei luba teistel ise teha. Ise mõelda, ise luua, kui palju te võtate enda kanda asju, mida te ei peaks tegelikult võtma. Kõike ei saa ja ei peagi ise tegema. Kui palju te oma aega, ehk siis oma elu kulutate asjade peale, mis
teile endale just nagu on koormaks või teid ennast ei teeni. Teil on oma tee siin käia ja laske igal ühel käia oma teed. Ärge üritage kõiki teed korraga käia. See on suur muutus. See on oluline muutus, mille te peaksite ära tegema. Ja praegu on väga soodne, et seda teha. Palju edu teile. Aitäh ja olge hoitud.